Kuule, kas meil see punane tuluka juba põleb seal seina peal või? Põleb. Ohoo, tere õhtust, kallid kuulajad. Tead, ma vaatasin täna Facebooki ja... Ei no, issand jumal, mulle tuli ausalt öeldes pisar silma. Täitsa klomp on kurgus. Mis juhtus siis? Koer suri ära või unustasid jälle Selveri sooduka? Ei, palju hullem. Meie rahandusminister, härra Jürgen Ligi. Tead, see muidu nii malbe ja õrnake hing. Vaeseke on nii endast väljas. See Tartu noor striimer, see Kärneri poiss, murdis Isamaasse ja Jürgen on täiesti murtud. Halab seal pikas postituses, et kulla rahvas, Eesti ei taha sellist muutust, kus noored on nii labased ja poliitika nii ära solgitud. No nii südamlikult muretseb meie noorsoo maneeride pärast, et anna olla. Oot. Vabandust, aga kas me räägime ikka samast Jürgen Ligist? Sellest mehest, kes, vaatame korra ajalukku, on öelnud kolleegidele kaaguta veit, sisserändaja poeg, jooksnud mööda Riigikogu ringi, olles ise sisuliselt ju mingi varajas Eesti poliitika absoluutne peatroll. No just. Ja nüüd on ta korraga nagu mingi peen prantsuse kuvernant. Istub kuskil ministeeriumi nahktugitoolis, näpp püsti ja räägib laua kommetest. Kuidas te ometi niimoodi ropendate? Issand kui labane. Ma ei või. Tead, mis see tegelikult on või? Ma ütlen sulle, mis see on. See on puhas ja ehe armukadedus. Vana hea kadeduse uss närib ministri härra C-st poolt. No absoluutselt. Mõtle ise, oled aastakümneid olnud Eesti Vabariigi esinahaal, pritsinud tatti, öelnud kõigile tuimalt näkku täpselt seda, mis sülge toob. Ja siis tuleb mingi naga, mingi tatt-nina Tartust, teeb kuskil Twitchis lahti oma striimi, on täpselt sama ülbe ja korjab kogu tähelepanu endale. Ja võtab vanameistri leiva käest ära. Enne oli Jürgen ruumis ainuke, kes võis teisi avalikult täis sõimata ja kõik noogutasid, et näe, kange mees. Aga nüüd on konkurents. Kirjutame talle parem ühe lohutava kirja. Võtan pastaka, sa dikteeri. Ja, oota. Nii. Armas kulla Jürgen. Ei, see on liiga imal. Paneme kohe asja juurde. Kõrgeauline buumer-striimer Jürgen. Ohoo, see on hea. Nii, panen kirja. Kõrgeauline buumer-striimer Jürgen. Palun jätta see hala. Sa kurdad seal internetis, et Kärner solgib poliitikat. Aga no kulla mees. Meil on sinu originaalversioonist juba 30 aastat järjest sügavad koppees. Kirjuta edasi. Ja mis peamine, miks me peaksime eelistama sind? Kärner teeb seal Tartu volikogus oma tsirkust mingi 200 euri eest. Aga sinu mölapidamatuse kinnimaksmiseks peab terve Eesti rahvas kokku panema terve ministri palga. Sinu suuvärk on maksumaksjale ikka tunduvalt kallim kui selle Tartu poisi oma. See on ju puhas riigihanke rikkumine. Noored teevad sama tööd palju odavamalt. Issand, see on hea. Aga kuule, paneme siia sisse ka selle politsei asja. Sa lugesid seda uudist või? Oot, millist? See, kus ta... See, kus ta kodu ees ära ehmatas. No just. Et suur kange alfaisane Ligi astub koduuksest välja, mingid vandid hõikavatele tänaval natuke pahasti ja mis teeb meie raudne mees? Jookseb politseisse. Appi, härra konstaabel. Mulle öeldi inetusti. Ma tundsin end ohustatuna. Ei no, täitsa lõpp. Oota, kas tõesti see sama mees, kes sööb poliitilisi vastaseid hommikusöögiks, läheb nüüd mingi tänava hõike peale nuttes politseisse paberit määrima? Täpselt nii. Kirjutame talle. Jürgen, kulla mees. Kuhu jäi see kõva kutt?
Aastakümneid oled sa saalis kõiki pikalt saatnud, aga kui Karma sulle tänaval vastu jalutab ja korra tere ütleb, siis oled kohe mendi selja taga peidus, jalad värisevad all. See vanadus on ikka üks hirmus asi. Teeb mehed nii hellaks. Kohe kahju hakkab. Varsti peab ministeeriumi turvamees talle poest piima ka tooma. Muidu äkki mõni kodutu vaatab liiga pika pilguga ja minister saab šokki. Jaa. Tõmbamegi otsad kokku. Muidu hakkabki lihtsalt liiga kahju temast. Paneme lõppu mingi sooja soovituse. Nii, kirjuta. Nii et, armas Jürgen, tõmba nüüd natuke hinge. Jäta see moraalijutlus ja peene proua mängimine. Mine parem, jookse kuskil metsas üks maraton. Aga palun, ära vahepeal politseile helista, kui mõni orav sulle puu otsast käbi pähe viskab. Uude edetabelisse sa oma vanade plaatidega enam ei murra. Lase noortel möliseda. Sinu säilivusaeg on selles soller-žanris lihtsalt läbi. Ja allkirjaks, sinu truud ja sügavad kaastundlikud, aga odavamat meelelahutust eelistavad maksumaksjad. Valmis. Nii, prindi välja ja lükka see faksiga otse sinna Suur-Ameerika tänavale. Las vanameister loeb ja joob natuke Balderiani peale. Aga mis meil siit plaadilt järgmiseks tuleb? Kuule, lase see mingi vana kukerpillide lugu peale. Sobib meeleoluga. Kui lähen maailma rändama, siis sulle seda ei ütle ma, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Leidub teid ja leidub maid ja leidub sinust paremaid ning polegi sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen.